Olukord Iraanis eskaleerub väga kiiresti. Meil on Iraani president, kes kritiseerib IRGC-d seoses rünnakuga Araabia Ühendemiraatide vastu. Ta ütleb, et ta ei teadnudki sellest rünnakust. Ja vastuseks sellele toob Ameerika Ühendriigid nüüd tohutul hulgal varustust ja relvastust Araabia Ühendemiraatidesse, valmistudes ilmselt vastuseks. Ja lisaks kõigele sellele toimuvad nüüd plahvatused üle kogu Iraani ranniku, eriti just sellel rannikul, mis piirneb Hormuzi väinaga. Vaatame seda kõike lähemalt. Iraani Internatsionaali andmetel on president Peskashan väidetavalt raevunud, et IRGC käivitas raketi- ja droonirünnakud Araabia Ühendemiraatide vastu ilma valitsuse teadmise või kooskõlastuseta. Peskashan nimetas strateegiat eskaleerida olukorda Iraani lahe naabritega hullumeelsuseks ja hoiatas võimalike tagasipööratavate tagajärgede eest. See on seni kõige selgem kinnitus, et IRGC tegutseb väljaspool Iraani valitsuse kontrolli. Oluline on siin märkida, et umbes nädal pärast sõja algust vabandas Iraani president tegelikult avalikult video vahendusel Pärsia lahe naabrite ees. Kuid pärast seda avaldas IRGC talle suurt survet ja ta võttis vabanduse tagasi. Aga meil oli see vabandus videos olemas, kus ta vabandas kõigi ees, sisuliselt tunnistades, et Iraan teab, et see, mida nad teevad, on vale, kuid nad ei näe muud võimalust režiimi ellujäämiseks. Nii et nad viivad sisuliselt läbi terrorirünnakuid. Sellegipoolest jätkame raportiga. Välisminister Araghachi peab Pakistanis läbirääkimisi, samal ajal kui IRGC jälgib nende laevu Hormuzi väinas. Peskashan kutsub avalikult üles diplomaatiale, samal ajal kui IRGC ähvardab avalikult USA laevu uputada. Ja nüüd ründab IRGC väidetavalt ilma Iraani presidendile teatamata Emiraatide sihtmärke. Kui IRGC jätkab ühepoolselt tegutsemist, satub Iraan uude sõtta, hoolimata sellest, mida läbirääkijad laua taga ütlevad. Nüüd, IRGC vaatenurgast, usuvad nad, et peavad midagi ette võtma. Nad pidid juba eile midagi tegema, sest nad kaotasid kontrolli Hermu väina üle. Laevandusettevõte Mirsk teatab, et on ületanud Hermusi väina Ameerika saatel ilma vahejuhtumiteta. See juhtus tänu operatsioonile Vabadus, kus USA merevägi aitab Pärsia lahes kinni jäänud laevadel Hermusi väinast välja pääseda, rahvusvahelistesse vetesse tagasi minna ja oma tegevusega jätkata, koju tagasi jõuda. Mõned neist laevadest on olnud kinni juba üle 60 päeva, rohkem kui 2 kuud. Meil hakkavad varud otsa saama ja seepärast tuli midagi ette võtta. USA merevägi kinnitas ka, et 2 hävitajat, USS Trunston ja USS Mason, ületasid eile edukalt Hermusi väina tugeva tule all. Hävitajaid, keda toetasid hävituslennukid ja AF-64, ründasid pidevalt Iraani väikesed paadid, raketid ja droonid. Ja tead mis? USA merevägi tegeles nende Iraani paatidega. Las ma näitan sulle, mida ma mõtlen. Seda kinnitas ka president Trump ise selle säutsuga. Iraan on tulistanud mõne teise riigi suunas seoses laevade liikumisega, projektiga Vabadus, sealhulgas Lõuna-Korea kaubalaeva pihta. Võib-olla on aeg, et Lõuna-Korea tuleks ja liituks missiooniga. Me oleme alla tulistanud 7 väikest paati, või nagu nemad neid nimetavad, kiirpaati. See on kõik, mis neil veel alles on. Peale Lõuna-Korea laeva pole praegusel hetkel väina läbimisel olnud muid kahjustusi. Sõjaminister Pete Hegseth ja ühendatud staabiülemate esimees Dan Kane annavad homme hommikul pressikonverentsi. Salvestan seda esmaspäeva õhtul ja pressikonverents toimub teisipäeva hommikul. Nii et homme peaks tulema välja teine video. Seega kindlasti vajuta selleks tellimisnuppu. Aga me peaksime saama rohkem teavet selle kohta, mis täpselt esmaspäeval juhtus. Sest uudisteagentuuridelt saadud teadete põhjal räägitakse palju sellest, et Araabia Ühendemiraate rünnati. Ja üks nende sadamatest, ainus sadam, kust nad naftat saadavad, põleb. Kuid oma avalduste kaudu püüab president Trump juhtunud pisendada. Ta ei maini tegelikult seda, et Iraan just rikkus selgelt umbes 3 nädalat kestnud vaherahu. Pole kindel, kas see tähendab, et kulisside taga tehakse edusamme või on see mingi bluff. Kui me vaatame satelliidikaarte, siis tundub, et palju liiklus suundub laheriikidesse, eriti USA baasidesse laheriikides. Tundub, et USA valmistub millekski. Aga kui kuulata administratsiooni avaldusi, siis võiks arvata, et hei, kõik on korras. Iraan ei teinud üldse midagi valesti.
Nüüd räägime kõigist sõjalistest liikumistest kohe varsti. Aga enne seda lubage mul näidata teile seda avaldust keskväejuhatuse komandörilt Admiral Brad Cooperilt. Ta räägib tõelistest hävitajatest, mis läksid Hormuzi väina ja sellest, mis täpselt juhtus. Kuulake. Tiibraketid sistisid nii USA mereväelaevu kui ka peamiselt kaubalaevu. Me kaitsesime ennast ja tegutsesime kooskõlas oma kohustustega. Me kaitsesime kõiki kaubalaevu. Kaubalaevade vastu on tehtud droonirünnakuid, kuid me tõrjusime need kõik kooskõlas oma kohustustega. Ja siis ründasid kõik väikesed paarid kaubalaevu ning kõik need uputati Apache ja Seahawki helikopterite poolt. Ja just kui sellest veel vähe oleks, saime ka teateid arvukatest plahvatustest Qasemi ja Bandar Abbasi sadamates Lõuna-Iraanis. See raport pärineb tegelikult tuntud ajakirjanikult, Iraani ajakirjaniku Telegrami kanalist, kuhu paljud iraanlased saadavad talle uudiseid sellest, mis riigis toimub. Tal on siiski võimalusi mõne inimesega ühendust saada. Nagu te teate, 99% iraanlastest tegelikult ei ole internetiühendust. Aga vaadake seda sõnumit, mille ta sai eile öösel umbes kell 4 Iraani aja järgi. Kell 4:16 kostis plahvatus Horzoonis. Seejärel toimusid 2 plahvatust Qasemis, siis Bandar Abbasis, siis jälle Bandar Abbasis. Seejärel toimus mitu erinevat plahvatust, mis juhtusid üksteisest 3 minuti jooksul. On selge, et midagi toimus. Ja see toimus Iraani saartel ja sadamates, mis asuvad Hormuzi väinas. Hormuzi väina lähedal ja loomulikult Omaani lahe lähedal. Vahetult enne seda oli meil tohutul hulgal USA tankerlennukeid, õhutankereid, mis lendasid USA baasidest Lähis-Idas ja suundusid Araabia Ühendemiraatidesse, riiki, mida Iraan eile ründas. Ja ma tõesti mõtlen, et see oli tõeliselt pretsedenditu. Umbes 40 tankerlennukit startisid Iisraelist esmaspäeval ja veel 6 startisid teisipäeva saabudes, praegu umbes 30 minutit pärast teisipäeva algust. Ja 6 neist on startinud vaid teisipäeva esimese 30 minutiga. See on üks neist asjadest, mis tõenäoliselt ei tähenda palju, kui me lihtsalt seda vaatame, kui see juhtuks eraldiseisva juhtumina. Aga kui sa ühendad selle sellega, et Iraan ründas eile hommikul Araabia Ühendemiraate ja lisaks sellele, kui sa ühendad selle mõningate Iisraeli meedias ilmuvate teadetega, siis tundub, et eskalatsioon on tulemas. Ja võib-olla pole see isegi eskalatsioon, sest just Iraan alustas seda sõda. Nemad ründavad Araabia Ühendemiraate ja sellele peab järgnema vastus. Siin on, mida Iisraeli meedia ütleb. USA ja Iisrael kaaluvad vastuseks Iraani rünnakule Araabia Ühendemiraatide vastu Iraani raketiheitjate ja ühe energiaobjekti ründamist. Lisaks sellele rakendab Araabia Ühendemiraadid 5-8 maini koolides ja teistes programmides veebipõhist õpet. Võib-olla ootavad nad Iraanilt veel rünnakuid või ootavad midagi muud. Eile andis president Trump paar intervjuud. Ta vältis tõesti Araabia Ühendemiraatide rünnaku teemat, nii et ta ei maininud seda üldse, kuid rääkis Iraanist. Vaatame mõningaid klippe sellest, mida ta ütles. Kuulake. Aga teate, neil on ees probleem, sest olukord on väga plahvatusohtlik mitmel erineval moel. Teate, nende nafta puhul, kui te nafta kinni keerate, nii maa all kui ka mehaanilisel, siis maa all on peaaegu 100% juhtudest kalduvus sõna otseses mõttes plahvatada ja hävitada kõik enda ümber. Ja seda naftat ei saa enam kunagi kätte. Teisisõnu, tagasi saab vaid 30-40%, aga see ei saa kunagi olema nii nagu praegu. See teeb riigi naftasüsteemile tohutut kahju, kui see juhtub. Eelmine kord, kui sa siin olid. Neil on ladustamiseks alad otsa saanud. Jah. Nad ütlevad, et 2 nädala pärast, tead küll, kui nad räägivad ajas, 2 nädala pärast toimub neil nafta loomulik plahvatus, millest neil on praktiliselt võimatu taastuda. Siis räägib ta ka punastest joontest, USA punastest joontest, mida me läbirääkimistel esitame. Läbirääkimised toimuvad praegu kulisside taga. Nii see paistab. Aga kui kokkulepe välja kuulutatakse, saame teada, millest läbi räägitakse. Ja loodetavasti juhtub see varsti. Aga siin räägib president Trump punastest joontest. Kuulake. Kas me peame saama tagasi kõrgelt rikastatud uraani? Kas see on kokkuleppe jaoks punane joon? Jah, peame küll. Kas nad teavad oma raketiprogrammile piirangud seadma? Ja muide, väärtuse seisukohalt pole see eriti väärtuslik. Tõenäoliselt ei saa seda kasutada. Võib-olla nad ei saa seda kätte, sest tead, kuigi neile meeldib öelda, et võib-olla need suurepärased piloodid ei teinud oma tööd. Sügaval ööl, kell 1 hommikul, kui kuu ei paistnud, läks iga viimane pomm nendest õhusahtidest alla. See on lihtsalt uskumatu.
täiesti tead, ma kasutan sõna hävitatud ja Aatomienergia komisjon nõustus minuga. Nii et inimesed ei tea isegi, kas seda on võimalik kätte saada. Ja muide, kui nad oleksid saanud selle kätte, oleksid nad selle ka saanud. See oli üks suurimaid sõjalisi manöövreid üldse. Ma olen nõus, see lihtsalt helendab. Ma tahaksin selle tagasi saada, et nad ei satuks kiusatusse. Kas see on osa sinu punastest joontest? Nad peavad selle meile tagasi andma. Ei, me tahame selle tagasi saada. Me tahame selle tagasi saada. Aga kuidas on lood sellega, kas see on punane joon, et nad peavad oma raketiprogrammi piirama ja lubama põhjalikke inspekteerimisi? Jah, sest ma ei usalda seda. Sa pead natuke vaatama ka naabrite poole, tead. Neil ei saa olla vähem. Nad ütlevad, et aga kuidas on teistega? Vaata, raketid on halvad. Aga jah, nad peavad sellele piiri panema. Aga asi on selles, et neil ei tohi olla tuumarelva. Nüüd juhtus veel midagi, mis oli üsna huvitav. Meil oli senaator Lindsey Graham, kes on olnud selle sõja suur toetaja, avalikult ütles, et võib-olla peaksid Ameerika Ühendriigid hakkama relvastama Iraani inimesi, kes on režiimi vastu. Sellest rääkisime juba sõja alguses, sest meil oli mõningaid teateid selle kohta, et Ameerika Ühendriigid kavatsevad anda relvi kurdidele, kes pidid need edasi andma Iraani sees olevatele protestijatele. Nüüd on see narratiiv tagasi tulemas. Kuulake nüüd. Meil ei ole vaja Ameerika sõdureid koha peale. Iraanis on miljoneid inimesi juba kohal, neil lihtsalt ei ole relvi. Andke neile relvad, et nad saaksid tõusta üles nagu meie, et see režiim hävitada. Ma arvan, et teise põhiseaduse muudatuse lahendus aitaks sellele sõjale kiiresti lõpu teha. President Trumpilt küsiti selle kohta tema intervjuus ja siin on see, mida ta ütles. Kuulake. Nii et ta tuleb tagasi. Enamik sellest tuleb tagasi Ameerika Ühendriikidesse. Iraani rahvas, vaata, kui neil oleks relvad, mida neil ei ole. Kui neil oleks relvad, siis tead, relvad saadeti ja teised inimesed võtsid need relvad. Kui neil oleks relvad, siis nad võitleksid vastu, ma olen selles veendunud. Aga tead, sa ei saa panna relvastamata lavast relvastatud inimeste vastu, kellel on AK-47 ja lihtsalt seista seal, isegi kui sul on 250 000 inimest. Nii et tead, sa alustasid sellega, et küsisid mult, kas ma tahaksin neid näha. Ja ma olen selles osas väga kahevahel, sest nad kaotasid esimese 2 nädalaga 42 000 inimest. Ma tegelikult ei taha seda näha. Neil peavad olema relvad. Ja ma arvan, et nad saavad ka relvi. Niipea kui neil on relvad, võitlevad nad sama hästi kui kõik teised. Aga kui sul on inimesed, kes on relvastatud ja tead, et teisel poolel on väga head relvad, nüüd on nad kõvasti nõrgenenud. Paljud inimesed, kes võitlevad, ei taha enam võidelda. Nad ei saa enam palka, nii palju kui mina olen kuulnud, sest me oleme nad sõjaväes lihtsalt hävitanud. Me oleme teinud sama asja. Et mõista, miks Iraan praegu nii käitub, peame tagasi minema ja vaatama, kuidas Iraan jõudis sinna, kus ta täna on. See ei tähenda ainult 1979 aastasse tagasi minemist, kui toimus islami revolutsioon. Tegelikult peame minema veelgi kaugemale tagasi, kui 19. sajandil valitses Iraani Karjari dünastia ja vaatama, kuidas tollase valitseva klassi otsused mõjutavad Iraani tänaseni. Noh, tead mis, just täpselt seda me teemegi oma mitmeosalisel taskuhäälingul, mis just täna välja tuli. Nii et kui oled keegi, keda huvitab Iraani ajalugu ja kuidas me jõudsime tänasesse päeva, siis kindlasti mine ja kuula seda. Saad seda vaadata klõpsates kirjelduses olevatele linkidele või lihtsalt klõpsates oma ekraanil lõppekraani videole. Põhimõtteliselt sellele videole, mis su ekraanil on.